Seekordne Pärnu ooperi esitus on Traviata. Kuidas see Traviata mängu tuli või kes selle mängu tõi? Vaadake, Promfest sai üldse alguse sellisest asjast nagu ooperilauljate konkurss. Ja see ooperilauljate konkurss on meil keskne sündmus ka täna. Nii et kes iganes selle ooperilauljate konkursi võidab, saab ka nimetada oma unelmate rolli. Nagu muinasjutt. Nagu muinasjutt, absoluutselt ja väga atraktiivne kõigile noortele ooperilauljatele. Mis siis tähendab seda, et eelmise aasta võitja või 2 aasta tagune võitja Alex Kim, kes on Lõuna-Koreast, nimetas Traviata ehk siis Alfredo rolli ooperist Traviata. Ja muidugi meil tuleb nüüd see unistus teoks teha ja see ooper ära lavastada. Nii et nii jõudsime me Traviatani. Traviatat ei soovinudki siis Violetta? Ei, aga Violetta on samuti meie konkursi võitja. Ta on siis 4 aasta tagune võitja Venemaalt, Anna Denissova. Kuulsime siin, et Traviata oli üks E-klassi südameoopereid, mida talle meeldis dirigeerida ja nüüd te tulete oma Pärnu ooperiga, see Birgittale ka, see on ka kena traditsioon. Te olete ikka oma lavastusi ka siin Birgittal näidanud. See Traviata, see sõnum, millega te välja tulete, milline see oleks? Me oleme alati üritanud ka lavastajatega üllatada ja selle aasta lavastaja on Anu Lamp. Ja Anuga me oleme läbi teinud korraliku ettevalmistuse protsessi. Väga sümpaatne on see, et ta draamainimesena läheb väga süvitsi tekstiga ja ta on leidnud tekstist Germoni kirja Violettale, kus ta ütleb, et te väärite paremat tulevikku. Ja sellest ongi saanud meie lavastuse kontseptsioon või juhtlause. Te väärite paremat tulevikku. Ma arvan, et ma võin juba paljastada, et meie Violetta ei sure tiisikusse nagu Verdi originaalis. Verdi ise tahtis, et see oleks väga kaasaegne ooper ja ka meie oleme otsinud sellist kaasaegset haigust. Mingit tänapäeva ühiskonna katku, mingit analoogi. Esteetika, meie kunstniku lemmikteema. Esteetiliselt selline keskne kujund sellel etendusel saab olema lagunemine või kõdunemine. Ja see tuleb otseselt Dumas romaanist. Et Dumas romaani peategelane, siis Alfredo prototüüp, laseb oma armastatu üles kaevata, sest ta ei suuda uskuda, et see lummav ilu on kadunud. Ja see oli mingi selline hetk, mingi kunstiline katarsis, mis tabas nii mind kui Anu, kui me lugesime Dumas originaalteost. Ja sealt see lagunemise idee ja see loodetavasti jõuab ka lavakujundusse. Mida sa Birgittal dirigeerid? Birgittal on tõesti mul suur hea meel olla 2 produktsiooniga esindatud. Kõigepealt siis meie oma produktsioon Haydni aastajad. Seal on siis Tallinna Kammerorkester, Segakoor Latvia